Yo vlog, it's Banana Bitch ja tänane video on actually vlog. Täna on 2. märts, kell on 12:30 ja mina olen täpselt Tallinnasse jõudmas. Ma tulen Tallinnasse 3 päevaks, täna on reede, kui ma just ei ütlenud, ma ei tea. Aga täna on reede ja ma olen Tallinnas kuni pühapäevani, sellepärast et täna on mul ühed reklaamivõtted ja mind näeb varsti telekas. Reklaamis suht lahe, viimati ma tegin reklaami, või noh, mis viimati, vaid nagu ma olen elus ainult ühe reklaami veel teinud ja ma tegin seda, kui ma olin mingi 14 ja see oli musta leiva reklaam, kus ma muutusin puuks. Ma loodan, et tänane reklaam tuleb natuke parem. Ma ei julge öelda, kellele ma seda teen, sest ma ei tea, kas ma võin sellest rääkida. Ma ei tea, kuna reklaam välja tuleb. Ma ei tea, kas ma saan koha peal filmida. Ma loodan, et saab. Ma küsin ja üritan nagu nii palju jagada kui võimalik. Ja siis laupäev jääb mul vabaks. Aga ma mõtlesin, ma ei hakka vahepeal lihtsalt koju Tartusse tagasi minema, vaid lihtsalt chillin siin Tallinnas. Ja siis pühapäeval on mul Play-Nupp, mis on siis sotsiaalmeedia auhinnad. Nii et tuleb suht tegus nädalavahetus ja ma võtan teid kaasa. Ma olen nüüd reklaamivõtetel kohal. Ma sain teada, et ma ei tohi rääkida, mida ma teen, aga te varsti näete, ma ei tea küll kuna. Aga praegu ma olen meigitoolis, mulle tehti selline meik. Polegi veel kandnud uute juustega punast uut, mis on nagu suht huvitav mu jaoks. Aga jah, see on nagu kõik, mida te kahjuks täna saate näha. Kell on 19:51 ja ma just tulin reklaamivõtetelt. Mul on nii kahju, et ma ei saanud teile näidata, mis seal toimus, sest mul oli nagu täiega tore päev ja täiega lahe on näha, kuidas reklaame päriselt tehakse, et nagu reklaamid on ju telekas ainult paarkümmend sekundit pikad, aga me filmisime seda terve päev, see on nagu ühte väikest lauset mingi miljon korda. Ma ei saa sellest täpsemalt rääkida, aga varsti ma arvan näete telekas ja sotsiaalmeedias igal pool neid reklaamiklippe. Mul ei olnud kõige suurem osa just saying, seal oli nagu mingi actual päris näitleja ja mina olin nagu tema kõrval seal seismas ja natukene, ma näitasin oma emotsioonidega, võib nii öelda. Aga nii naljakas oli see, nagu teised, ma ei tea, kas kõik, aga nagu see päris näitleja, vaata, ta on nagu päris näitleja, on ju. Ja siis mina olen mingi mõttetu väga ei tee midagi ja siis kohe kiideti, joo, tubli teole. See on umbes see, et nagu kui ma mingi väike olin, on ju, siis matas ma mingi teema oli hullult raske mul, on ju, lõpuks tegi mingi 3 peale ära, on ju, versus mu vend sai matas viia, see oli mina see tublist, et nagu ma olen see, kellel pole väga talenti, on ju, täna oli täpselt sama teema, umbes mul on siin, et ei, tegelikult oli täiega lahe ja mul on lihtsalt kurb, et ma ei saanud teile näidata, nagu täiega naljakas selline nagu humoorikas reklaam tuleb või nii palju öelda. Mul olid punased huuled ka, aga ma võtsin on nagu enam-vähem maha, sest praegu ma lähen Viru keskusesse, sest ma pole ikka veel kindel, mida ma pühapäeval selga tahan panna. Ma võtsin mingid valikud kaasa, aga tahaks midagi nagu lahedat, ma ei tea. Peaks küsima, mis teised panevad. Ma rääkisin Anitaga, me vist läheme Anitaga koos kohale. Aga davai, ma vaatan natuke poodidesse, vist tund aega on äkki veel poed lahti. Arvatavasti ma niikuinii ei leia midagi, aga nagu igaks juhuks võib vaadata, kui ma juba siin Tallinnas olen. Ja siis ma õhtul veel räägin teiega uuesti. Peili sööb praegu, nüüd kui te kuulete mingit seda häält, siis see on peili söömine, sorry. Ma ei saa midagi teha, sest et me oleme siin samas toas. Aga ma tulin Virust tagasi, ma käisin River Islandis ja Kaavamajas. Esimest korda üle pika aja ma lõpuks leidsin River Islandist endale midagi, sest viimased korrad ma olen käinud ja ma lihtsalt pole poest mitte midagi saanud. Esiteks ma ostsin 2 sellist täiesti tavalist tanktopi, sellepärast, et mul lihtsalt sellised vaja. Minu meelest nad lähevad nagu ajaga mega koledaks, ma ei tea miks. Siis ma ostsin sellise roosa bluusi, see on selline nagu viisakam, et ma ei tea, saab kuskile minna sellega, see on roosa ja cute ja mulle meeldib nagu oma uute blondide jõustega nüüd roosasid asju kanda. Lõpuks peili lõpetas. Ja ta on nagu siit pealt nagu selline pitsiga ja nagu sellised nagu varukosad, mis mul on suht paljudel särkidel. Siis ma ostsin veel sellise bluusi, mis mulle meeldis nii väga, see on nagu so cute. Ja mulle meeldib nüüd oma uute juustega punast kanda, ma ei tea miks. Aga see on selline, et nagu õlad on nagu paljud ja siis ta on nagu pikkad varukatega, see on kampsun, aga ta on nagu niimoodi, et naba on täitsa väljas, mis on nagu suht imelik, halvel, ma ei tea, aga see lihtsalt nägi mu seljast nii hea välja, et ma lihtsalt ei suutnud mitte osta. Ma lõuki mõtlen, et äkki panna see YouTuberid läbi, äkki panna see Play-nupule selgest, et see on lihtsalt so cute seljas, aga samas ma vist ei tahaks minna niimoodi, et mingi naba neid paistab. Ja siis ostsin on Milky Way'd hommikust, aga mul ei vaja uut beauty blenderit, uut jumestuskreemi, see on L'Oreali True Match, ma ostsin toonis 1N, mis on nagu kõige heledam, sellepärast, et mul on 3 kaksisveed täiega palju, siis ma lihtsalt nagu miksin neid. Ja siis mul oli puude otsas ja ma ostsin esimest korda elus selle NYXi HD Finishing Powderi ja mul ei ole õrna aimugi, kuidas see töötab. Ma tean, et NYXil on mingi puuder, millel oli ilge flashback. Minu meelest see oli mingisugune nagu translucent powder.
ja ma loodan, et sellele ei ole seda, ma pean seda testima enne, kui ma nagu selle pühapäeval peale panen, sest seal tehakse palju pilte arvatavasti, ma arvan. Ma mõtlesin, ma lihtsalt näitan, mis ma nagu ostsin. Ma Tartus vahepeal, kui ma olen olnud, ma ei ole mitte midagi ostnud, nagu ma arvangi viimane kord, kui ma midagi endale nagu selga ostsin, ma näitasin teile, nii et ma nagu jah, ma ei ole viimasel ajal väga palju shoppa, ma peaks mingi aeg Eisusest jälle midagi tellima nagu kevadasju niimoodi, sest Eestis on suht halb valik. Ma olen nagu mega ebamugavas nurgas praegu, aga enne kui ma tänase osa videost ära lõpetan, ma tahtsin veel ühest asjast rääkida. Täna, kui ma olin võtetel, ma vaatasin, et mul tuli sõbrakutse Facebooki ja sõbrakutse tuli selliselt inimeselt nagu Martti Hallik. Ja alguses ma mõtlesin, et äkki see on mingi nagu fake kasutaja, sellepärast et nagu miks peaks Martti mulle sõbrakutse saatma. Kui me filmisime seda Telia kampaaniat, mingi kiusamisvastast kampaaniat, siis Martti filmis ja nagu peale seda me niisama natuke nagu chillisime, rääkisime, vaata, et nagu ma tean teda nii palju, aga nagu me ei ole sõbrad ega midagi, me ei suhtle. Ma vaatan Martti ja Liina vlooge. Aga ma ei tea, et nagu Martti minu videoid vaataks, et me nagu ei ole sõbrad ega midagi, või me oleme nagu lihtsalt nagu tuttavad on ja see, et ta nagu lampi saatis mulle nagu suvaka pea sõbrakutse. Ma lihtsalt mõtlesin, et nagu seal peab olema mingi põhjus. Ja oli sellepärast, et kui ma võtsin sõbrakutse vastu, ma nägin, et ta oli mulle ka sõnumi saatnud Facebooki. Ja see sõnumis oli kirjas see, et ta paneb täna üles uue video ja seal videos ta räägib ka minust natukene täpsemalt sellest, et mida ta siis minust arvab ja et ta ei taha, et meie vahel nagu tekiks mingit beefi, vaid lihtsalt nagu ta teeb sellise video. Ja siis ma kohe küsisin nagu, issand jumal, et nagu mis ma tegin, ma tõesti kartsin, et äkki ma tegin midagi, sellepärast et nagu enda meelest ma ei ole mitte kelleski mitte midagi halba rääkinud nagu ausalt. Ja siis ma olin nagu täiega confused, nagu millest see võis tulla ja siis ta nagu ütles, et ma annan sulle lihtsalt nagu videolingi, sa näed ise, on ju. Ja see oli ennem seda, kui see video nagu päriselt üles läks, et see oli vist unlisted, siis ma ei tea, et sai mulle nagu lingi anda enne kui teised seda videot olid näinud. Aga ma olin võtetel, seal ei olnud wifi ja seal ei olnud üldse levi ja ma üritasin seda videot vaadata ja nagu ma mõtlesin selle peale terve päev, see nagu täiega häiris mind, ma nagu tahtsin teada nagu mida ma tegin nagu reaalselt. Ja alles nüüd õhtu, kui ma koju tulin, ma sain seda vaadata ja põhimõtteliselt ma ei räägi, mis Martti seal rääkis, ta nagu rääkis ainult, miks ma sellest räägin, ongi see, et Martti nagu rääkis ühe osa sellest, mis mina rääkisin, see on nagu mu täielik sõnum, vaid ta võttis sealt lihtsalt ühe osa ja ütles, et see oligi see, mida ma ütlesin. Nagu jah, ma ütlesin seda, aga nagu ma ütlesin ka palju muud, et see on nagu kontekstist välja võetud, saate oli, nii et nagu lihtsalt, et nagu enda poolt selgitada. Lihtsalt sellepärast, et võib-olla mõni inimene vaatab seda videot ja nüüd mõtleb, et ma olen mingi ilge, ma ei tea, mingi jobu, mingi ilge halb inimene. Lihtsalt selleks, et saaksin ise ennast selgitada, sest Martti pani minu meelest mind sellisesse positsiooni, kus ma lihtsalt pean seda tegema. Põhimõtteliselt vist 2 aastat tagasi, see on mega vana video, see on reaalselt nagu täiega vana video. Ma tegin Q&A ja Q&A's mult küsiti, et mida ma arvan Eesti YouTuberitest. Ma tegin veel ingliskeelse videoid ja mult küsiti, et mida ma arvan Eesti YouTuberitest. Ja täpselt ennem seda Q&A filmimist oli juhtunud selline asi, et kui te ei tea, siis Facebookis on selline grupp nagu Eesti YouTuberid. Ma isegi ei tea, kas see grupp enam eksisteerib, aga vanasti oli selline grupp nagu Eesti YouTuberid Facebookis. Ja seal grupis oli nagu mega hea nagu uutel YouTuberitel ennast nagu promoda. Sellepärast, et seal reaalselt nagu su videod said vaatamisi. Ja ma mõtlesin, et väga lahe, et nagu ma olen eestlane. Ma teen videoid YouTube'is ehk ma olen Eesti YouTuber ja ma nagu kirjutasin selle, et nagu tšau, et ma olen nagu ma ei tea, mingi natuke aega tein ingliskeelse videoid, mul on nagu nii ja nii palju subscribereid, sellepärast, et seal oli vist mingi kindel limiit, et vist 2000 subscriberit pidi sul olema. Ja mul oli nagu kindlasti üle 2000 subscriberi, kui ma kirjutasin sinna. Ja ma mõtlesin, et mulle kõik kriteeriumid täidetud, küsisingi, et et kas ma võin ka hakata siin lehe peal oma videoid postitama, sellepärast, et nagu enamus mu vaatamisi tuli ikkagi nagu Ameerikast ja nagu inglise keelt kõnelevatest riikidest ja mõtlesingi, et nagu sinna postitamine oleks nagu hea võimalus saada ka eestikeelseid vaatajaid. Ja siis ma kirjutasin sinna, väga tore poiss vastas mulle, ma mäletan, kes see oli ja nagu see ei olnud, nagu tema võib-olla ise nii ei arvanud, aga nagu tal kästi niimoodi öelda põhimõtteliselt, et neil olid nagu mingid reeglid paigas ja ta ütles mulle, et ei, sorry, me ei saa sind võtta, mul oli nagu miks on ja siis ta ütles, et sellepärast, et sa pole Eesti YouTuber. Ja ma olin nagu, oota, ma olen eestlane, ma räägin eesti keelt, okei, videotes ma räägin inglise keeles, aga nagu ma olen eestlane, ma teen YouTube'is videoid ehk ma olen Eesti YouTuber, nagu ta sajad on ja siis ütles, et ei, et nagu see ei ole nagu tema teha, aga lihtsalt neil on sellised reeglid. Ja millegipärast ma nagu täiega solvusin, mis on nagu nii mõttetu, nagu praegu reaalselt ma arvan, et see on nagu mõttetu teema. Aga tollel hetkel ma olin täiega solvunud ja siis, kui ma tegin selle Q&A ja ma küsiti nagu arvamust Eesti YouTuberite kohta, siis ma tõin ka selle välja, et kuidas nagu paljud
YouTuberid tegid ka vanasti tegelikult inglise keeles videoid, aga inglise keeles on megalt raske teha, nagu vaatamised tuleb palju raskemini, subscriberid kõik tulevad palju raskemini. Ja siis nad nagu nägid, et see väga ei tööta, onju, ja siis hakkasid tegema eesti keeles ja eesti keelest tuli ruttu edu. Ja siis nad tegid nüüd selle Eesti YouTuberid lehe ja nüüd kui nagu mina, kes ma olen ka Eesti YouTuber, tahtsin nagu ka nagu sinna lehele postitada, põhimõtteliselt nad ütlesid, et nagu ei, et sina ei ole nagu osa meist. Ma ei tea, nagu lihtsalt ma võtsin seda kuidagi väga südamesse ja siis ma nagu ütlesingi, et see on nõme, et kuidas nad saavad öelda, et ma ei ole Eesti YouTuber, samal ajal kui nad nagu ise tegid täpselt sama asja nagu, saate aru. Ja ma lihtsalt nagu selle peale pahane ja ma veel eraldi ütlesin, et mul ei ole mitte midagi nende vastu, kes tegid inglise keeles videoid ja siis hakkasid neid eesti keeles tegema, vaid ma olin lihtsalt pahane selle või nagu nende inimeste peale, kes nagu tegid inglise keeles videoid, siis hakkasid neid eesti keeles tegema ja siis ütlesid mulle, kuigi nad teavad täpselt, kui raske on teha inglise keeles videoid, et ma nagu ei ole üks neist, et nagu põhimõtteliselt ma ei ole nagu piisavalt hea, et olla nagu nende grupis, saate aru. Ja siis ma lihtsalt tulin nii pahane ja ma saan aru, et see on mingi mõttetu teema, aga lihtsalt nagu ma tahtsin nagu selgitada, ma ei teinud seal kedagi konkreetselt maha, ma nagu isegi ei tea, kelle mõte see oli. Kui Marti tunneb ennast nii puudutatuna, siis nagu ma ei tea, nüüd mul on nagu jolo. Ma nagu isegi ei taha seal grupis olla, nagu ma ei ole sinna mitte kunagi midagi postitanud, kuigi ma isegi ei tea, kas see on alles, aga kui see on alles arvatavasti nüüd ma saaks sinna postitada, aga mind isegi nagu ei huvitab see enam, nii et see on nagu vana teema ja siis mind nagu veits üllatas, et selle nagu üles võttis ja nagu jah, ma lihtsalt tahtsin ennast selgitada, et minu vaatajad ei arvaks, et ma olen mingi nõmedik, kes teeb teisi maha. See on nagu maha tegemine, vaid lihtsalt ma nagu rääkisin nagu faktidest nagu, mis põhimõtteliselt juhtus. Ja natuke võib-olla andsin nende hinnangud, ma natuke nagu reageerisin üle asjadega sellest, et ma nagu keerutasin liiga pikalt, et see oli nagu mingi mõttetu Q&A, aga lihtsalt ma nagu rääkisin sellest liiga pikalt. Aga see on lihtsalt nagu minu väike selgitus, et mul ei ole mitte midagi nende vastu, kes tegid inglise keeles videoid ja hakkasin neid eesti keeles tegema, sest ma tegin nagu ise täpselt sama põhimõtteliselt. Nagu nende vahe, kes nagu ütlesid, et sa ei ole nagu Eesti YouTuber ja nagu ise tegid inglise keeles videoid, siis hakkasid eesti keeles tegema, ja minu ja nende vahe on see, et nagu mina, jah, ma teen nüüd eesti keeles videoid, aga mina siiani arvan, et kõik, kes teevad inglise keeles videoid, on ikkagi Eesti YouTuberi. Kuigi nagu, ma ei tea, see on lihtsalt mõttetu, see on nagu mingi labelimine ja see isegi ei loe. Ja kui Marti selle video pani, ma ei kommenteerinud seal, ma ei tahtnud midagi nagu avalikult, või noh, ma lihtsalt selgitan siin enda videos, sellepärast minu meelest Marti pani mind sellise situatsiooni, kus ta jättis minust võib-olla vale mulje minu vaatajatele või siis nagu enda vaatajatele, ma lihtsalt tahan seda nagu selgitada, et nagu enda seisukohta, et mis see nagu päris tõde oli versus see, mis nagu Marti sealt nagu meelde jättis põhimõtteliselt millestki, mis juhtus on ju 2 aastat tagasi. Selle sama teksti, ilmselt natuke lühemalt, kirjutasin ka Martile, et ma ütlesin nagu, et sorry, kui see siin nagu häirib, vaata, et see nagu vana asi, et ma lihtsalt selgitan ära, sest ilmselge, et see nagu häirib sind siiani. Ja see on lihtsalt nagu minu seisukoht, mis nagu päriselt oli. Ja ma nagu loodan, et ta enam ei vihka mind, ma ei tea. Mina Martit ei vihka, see, et ta minust seal videos rääkis, üllatas mind. Ma nagu ei ootanud, et Marti üldse sellist videot nagu teeb, et nagu mida mina arvan teistest YouTuberitest, ma ei tea ka mida nagu iganes. Ja minu meelest Banana Bitch on päris lahe intro, nii et see on nagu Britney Bitch, kui sa sellest aru ei saa, see on nagu Britney Bitchi järgi, sest ma olen nagu Britney fänn. Ma tean nõme, aga sealt tuli minu see intro. Jah, lihtsalt nagu mõtet, aga mõtlesin, ma seletan seda. Aga ma nüüd lõpetan selle reedese osa videost ära. Kell on päris palju, ma arvatavasti vaatan mingit sarja või midagi ja siis lähen magama ära ja laupäeva ma võtan nagu vlogimisest vabaks, sellepärast et ma käin kuskil trennis, ma arvan, ma proovin mingisuguse MyFitnessi ära. Ma tahan kuskile bodypumpi kindlasti minna. Ma missin bodypumpi, nagu ma teeks bodypumpi nagu 2 korda päevas iga päev, kui ma saaks, aga see on võimatu kahjuks, sest et ma lihtsalt ei peaks vastu. Aga jah, ja siis ma ei tea, mida ma veel teen, aga nagu ma võtan jah, nagu päeva vlogimisest vabaks ja pühapäeval ma jätkan selle vlogiga, pühapäeval on playnupp ja loodetavasti pühapäeval ma juba tean, mida selga panna, sest nagu ma reaalselt ei tea, mida ma selga panen. Jõulog! Ma praegu teen Instagrami laivi, et veits imelik on vlogida, aga täna on siis lõpuks pühapäev, täna on 4. märts, kell on, mul läks juba meelest ära, 12:41 ja ma sätin, et minna playnupule. Ma teen meiki, teen Instagrami laivi, mu juuksed on niimoodi, sest ma tegin lokke, panin nad üles, paljud juba küsisid, mis mu juustega toimub. See on ainult ajutine, ma võtan nad alla ja siis mul on nagu ilusad lokid, loodetavasti. Ma olen nüüd autos, kell on 13:55, ehk me täpselt 8 ei jõua, aga vist pole hullus, ma sain teada, et alles 3 algab. Mina mõtlesin, kell 2 algab, aga tegelikult 2 on alles uksed lahti. Nii et vast pole hullu, ma praegu sõidan Viru juurde, et võtta Anita peale, me läheme koos kohale, sest üksi kohale minna suhtneme. Juu, ma olen kohal, ma sain käe peale ja mulle öeldi, et ma vist võidan midagi, nii
ma olen täiega närvis, ma ei tea, mida öelda, nagu oh my god. Seepärast ma pean tulema nagu mingiks ajaks nagu mingisse saali ja siis mind vist viiaks edasi ja ma saaks nagu lavale minna nagu issand jumal, mis ma võidan, kas see on aasta uus tulnud? Ma loodan, ma ei tea. Aga mu outfit, oota näita mu outfit, ma olen Anitaga siin. Näita mu outfitiga. Ei ole nagu midagi erilist, ma pean lihtsalt nagu mustad püksid, siis selle bluusi, mis ma ostsin Bershkast. Nii, kohe näitan. Tavaliselt saapad natuke porisidega, noh tavaline. Näitame pori. Elvast. Elvast. Pori otse Elvast. See on Tallinnast. Tartust. Väga hea. Et see nagu läheb imelikult voltile, ma ei tea, ma ei ole nagu kõige stiilsam. Ja juuksed tulid vist enam-vähem okeid. Küüned on välja kasvanud. Näitame välja kasvu. Näitame välja kasvu. Okei. Davai. Ma olen praegu siin kinosaalis. Sinna ette lavale me hakkame vist minema ja see tundub nagu päris sul. Meil Tartus ei ole nii suuri kinosid. Nii et nagu minu jaoks on see õudne ja hirmutav, issand juba, kui ma pean sinna minema. Ma tean, et ma pean, nii et ja ma ikka veel ei tea, mida öelda. Ei tea, kui pikalt teised räägivad. Ma arvan, et keegi ei oska midagi öelda. Ma loodan, et üldse kuulete, mis ma räägin, see mingid reklaamid täiega. Aga okei, ma hakkan seda kaalat vaatama ja sooviga mulle edu, et ma ei koperda. Et ma võidan ja et ma marki maha ei tee, aga noh. Ei tee. Aasta uus tulnud. Nominendid on Huugaja, Tamara Talks, Diana Loop. Aasta uus tulnuk on Diana Loop! Palju õnne sulle, aasta uus tulnuk. Mikrofon on sinu. Issa ma päriselt, mulle üldse neid esitada teha, Brigitte teab. Jooja! Eile õhtul mõtlesin, et issand, et kui ma võidan, et siis ma pean midagi ütlema ka, siis ma sain mõtte selle peale, et nagu ma lähen liiga närvi. Et siin ma olen, aitäh täpselt nagu samamoodi pool aastat tagasi ma ei mõelnud, et ma jõuan juba siia. Aitäh kõikidele vaatajatele, kõikidele toetajatele. Aitäh, see on teile. Joo vlog, ma praegu teen telefoniga, sest mul kaamera on Anita käes, aga ma lõpuks leidsin Hensu Kusta, me mõlemad elame Tartus, kui küsitakse, miks sa ei tee koos videot. Mina tahan teha, aga miks sa muga videot ei taha teha? Ma elan Ülenurmes, see on 5 kilomeetrit, ei rohkem või? Ma maalinniga ei ole raske tulla Tartu linna kohe. Vabandused, okei, nüüd te teate. Kui te ei tea, siis Hensu Kusta tegi puhta töö, võitis nagu enamus auhindu lihtsalt. Väga tore, mina väga nõustun. Ma ei näitanud. Peaks pärast oma päris kaameraga näitama, aga ma sai aasta uus tulnud. Oh my god. Ma sai aga mingi värisi, siis ma siiamaani olen veits nagu cheaters, aga noh, kõik kõhvad ära, ma pean ka vist lõpetama. Oisige muusika, aga ma olen ikka veel play nupusel läbi ja ma olen siin koos väike nimed Karoliina ja Adelisiga, need tõi mulle 2 asja, 2 väikest kingitust, ma pean need avama ja vlogis näitama. Selline pilt, kes selle joonistas? Väga nunju. Me kirjutasime selle. Koos kirjutasite kirja. Oh my god, Kormas, sa oled best YouTuber, su välimus on tappev, sest oled iludus. Thank you. Palun jaga minuga, kuidas nii häid videosi teha. Sinu koer on mega armas. Minu üks soov on, et sul oleks Biobox, please jaga ilu, palun tee enda YouTuberite koolitus, et kõik saaksid teha nii häid videosi. Sorry, et kirjavigu tekkis ja vahepeal mustaga üle tehtud. Väga armas. Ma lõpetan praegu play nupul vlogimise, ma arvan. Aitäh teile asjade eest, kuulge. See on vist kõige halvem nurk, mida ma saan üldse valida, aga ma lihtsalt tahan selle vlogi ära lõpetada. Kell on mingi 10, ma pole ikka veel söönud. Ma jõudsin Tartusse, ma tulin täpselt otse peale auhindu Tartusse koju, sest mul on homme hommikul vara juba kool. Mul on veel palju teha, aga ma lihtsalt tahtsin selle vlogi täna ära lõpetada, lihtsalt öelda teile aitäh. Sellest, et te hääletasite minu poolt, selle eest, et
te panite mind sinna osalema, sest ma ise ei oleks ausalt öeldes osa võtnud, aga nagu kuna teie kõik nomineerisite mind järjest, ma mõtlesin, et peaks ka nagu ise päriselt osa võtma ja nagu mul on nii hea meel, et ma seda tegin. Ma võitsin siis aasta uustulnuka auhinna. Mu auhind on siin. Loodan, et te näete midagi. See on selline klaasist, aga see on ühtlasi ka esimene auhind, mille ma olen päriselt üldse võitnud, sellepärast ma olen elu jooksul võtnud igast võistlustest osa, nagu mingi, ma ei tea, ma olen kuskil mingi jooksnud väiksena, ma olen mingi lauluvõistlustel käinud ja kõik, mis ma saanud olen, on mingi aitäh, et osalesin, mingi medal või mis iganes, ma pole mitte kuidagi midagi päriselt võitnud. Nii et ja ma lõpuks tean, mis tunne on võita, see on päris lahe tunne, välja arvatud siis, kui sa pead minema auhinnale järele ja see on päris õudne, ma pole üldse nagu selline kõneinimene, ma nagu megalt kartsin koolis näiteks esitusi teha, nagu megalt, nii et nagu 100 inimeste ees või tegelikult ma ei tea, kui palju meid täna kohal oli, aga nagu see oli kindlasti rohkem inimesi kui mul koolis, nii et see oli nagu mega jube, aga tegin ära ja nagu aitäh teile, kes lihtsalt nagu vaatavad mind, kes toetavad mind, kes on seda teinud selle poole aasta jooksul, sellepärast kui ma panin oma esimese video ülesse. Ma teadsin, et eesti keeles on kergem teha, aga ma kindlasti ootan nagu sellist üleöölist edu, kui nii öelda. Aitäh! Teil meeldis see video, siis kindlasti pane thumbs up. Üritame jälle saada 1000 thumbs up'i ja vahepeal saame, vahepeal ei saa. Ja kirjuta siis alla kommentaaridesse oma lemmikud YouTuberid, äkki on kedagi uut, keda ma ei tea. Äkki leian ka kellegi uue, keda vaadata. Ja kui sa tahad mind vaadata kuskil sotsiaalmeedias, ma olen igal pool Deananoop, D-E-A-N-A-N-O-O-P ja sa võid seda teha Instagramis, Twitteris, Tumblris, Snapchatis või Facebookis. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Aitäh vaatamast, aitäh kõigile, kes täna veel kohale tulid, ma ei tea, kas ma ütlesin seda. Tore on auhindu võita, see oli väga tore, aga tegelikult parim osa päevast oli teie nägemine. Aitäh, kes kohale said tulla ja kui sa ei saanud kohale tulla, siis pole hullu. Kindlasti tulevikus saad veel mind näha kuskil, ma loodan. Okei, thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Tšau!